Nii, tere ja tere tulemast Uponori veebiseminarile. Minu nimi siis, nagu öeldud, oli Peeter Soovik ja 3 sõnaga räägiks kõigepealt iseendast. Pärit olen ma Viljandist, õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis sellist eriala nagu aparaadiehitus ja Uponorisse tööle minekule eelneval ajal ehk 25 aastat olen ma tegelenud tegelikult kaugkütte, kütte ja veesüsteemide ehitusega, olnud ühe pisikese firma juht. Teinud ka lihtsamaid kütteprojekte ja seetõttu ma arvan, et praktilise poolega olen üsna kursis. Uponoris töötan ma tehnilise toena või tootejuhina. Minu tööülesanneteks on siis kõikvõimalik tehniline abi. Minule helistatakse ja küsitakse nõu. Koostan ma siis ka kõikvõimalikke kasutusjuhendeid ja teen muu hulgas siis ka koolitusi. Kui rääkida nüüd Uponorist lühidalt, siis Uponor on päris suur firma, nagu te slaidilt näete. Meie ettevõttes töötab üle maailma kokku circa 4000 töötajat. Tegutseme me 26 riigis. Meil on üsna mitu tehast, kus me oma tooteid valmistame ja kui rääkida rahast, siis näiteks 2019. aasta käive oli terve Uponori peale kokku 1,1 miljardit eurot. Nüüd siin üleval paremas nurgas näete ka seda, kuidas Uponori tooted jaotuvad, ehk laias laastus võiks jaotada Uponori tooted 3. Esimene on siis infrastruktuuri lahendused, kõikvõimalikud välistingimustes paigaldatavad torustikud, kanalisatsioonikaevud ja muu selline. Siis teine osa on sisekliimalahendused ehk siis kõikvõimalik põrandakütte ja pinnakütte automaatika pool ja kõige suurem osa on siis torustikulahendused, mis siis tähendavad meie kuulsaid pekstorusid, alupekstorusid ja kõike, mis siis nende torustikega seostub. Ja Uponori korporatsioon on noteeritud Nasdaqi Helsingi börsil alates 1988. aastast. Nüüd lühidalt Uponori ajaloost rääkida, siis kõiki neid aastaarve ma siin ette lugema ei hakka, aga võib-olla 4 tähtsamat või 3 tähtsamat on siis aastaarvud 1972, kui valmistati Rootsi linnas Virsbo esimene PEX ehk siis plasttoru. 1909. aastal nägi ilmavalgust esimene alupeks ehk komposiittoru ja 1993. aastal valmistati Uponori tehas esimene pressliitmik sellele komposiittorule. Nüüd Eestis võib öelda Uponori kohta seda, et Uponor on põrandakütte maaletooja Eestis või õigemini esimene maaletooja ehk Uponori poolt siis põrandakütte lahendus toodi Eestisse esimesena või esimesena tutvustati seda põrandakütte lahendust Uponori poolt. Lühidalt webinari sisust, millest ma üritan siis selle tunniga rääkida, on siis punktidena sellised, et kõigepealt ma üritan natukene seletada, miks üldse on põrandakütte või pinnakütte hea. Hõlmab see siis nii põranda, seina kui laekütet, mis komponentidest see küte koosneb. Siis räägime natuke lähemalt põrandakütte märkpaigaldusest ehk siis sellisest paigaldusest, kus toru valatakse betooni või kipsisegu sisse. Edasi põrandakütte kuivpaigaldusest ehk paigaldus, kus mingisugust valutööd ei toimu. Räägin natukene lae- ja seinaküttest ning jahutusest, nii siis lae või seina kaudu ja kõige lõpus põrandakütte automaatikast. Miks siis see põranda, seina või laekütte hea on? Et kui nüüd seda slaidi vaadata, siis slaididel on erinevate kütteviiside puhul saavutatav temperatuuri jaotus ruumi lõikes. Ja kui me vasakut ülemist vaatame, siis ideaalse kütte puhul on siis inimese jalad soojas ja keha kuni siis peanupuni ühtlaselt ühe temperatuuri peal. Inimene tunneb ennast sellises temperatuuri jaotuse puhul kõige mugavamalt. Ja kui nüüd võrrelda siis selle ideaalse küttega neid ülejäänud pilte, siis me näeme, et ideaalsele küttele kõige lähedasemad temperatuuri tingimused, inimese jaoks on põrandküte ja seinküte. Päris suur erinevus on
põrandakütte ja radiaatorkütte vahel, kus on näha siis, et radiaatorkütte puhul on inimese jalgade juures mõnevõrra jahedam ja samas peanupupool ja ülevalpool siis oluliselt soojem ehk see ei ole eriti inimese seisukohalt väga mugav. Järgmine põhjus, miks võiks põrandakütet või siis pinnakütet, kiirguskütet eelistada või selle peale mõelda, on see, et põrandaküte on tervislik kütteviis. Ja tänasel päeval on see bakterite ja kõik selline asi väga aktuaalne. Siis teame me, et ka koroonaviirus levib eelkõige piisknakkusena ja teadagi, mida suurem on õhu liikumine, seda rohkem need piisad ka seal õhus liiguvad. Põranda või pinnakütte puhul on õhu liikumine väga väike, mis omakorda siis tähendab ka seda, et kõikvõimalike bakterite ja muude selliste levimine toaõhus on pinnakütte puhul väiksem. Siis on öeldud seda, et inimese seisukohalt ühtepidi seda viirust kannavad edasi limaskestad või see kandub edasi limaskestade kaudu, aga inimese limaskestadel on ka olemas teatav kaitsevõime selle levimise vastu ehk teisisõnu, mida kuivemad on inimese limaskestad, seda väiksem on kaitse ühtpidi siis nende bakterite vastu. Ja kuna pinnaküte on oluliselt madalama temperatuuriga kui muud kütteviisid, siis tänu sellele on meil ka õhuniiskus kõrgem ja inimese limaskesta seisukohalt kaitsebakterite vastu suurem. Siin on toodud üks väike näide ka, et kui meil on 20 kraadi juures ruumis õhuniiskus 40% ja tõstes nüüd selle ruumi temperatuuri 2 kraadi võrra, siis kahaneb õhuniiskus üsna märgatavalt. Järgmine asi, miks pinnakütet võiks eelistada, on see, et tegemist on säästliku kütteviisiga. Miks säästliku? Miks põrandaküte on säästlikum kui radiaatorküte? On säästlikum sellepärast, et tegemist on kiirgusküttega ehk teisisõnu, kui meil on, oletame meie jaoks mugav radiaatorkütte puhul temperatuur ruumis on 24 kraadi, siis täpselt samasuguse mugavustunde saamiseks põrandakütte puhul piisab meil, kui meil toas on 22 kraadi ehk 2 kraadi madalam toatemperatuur, aga tänu kiirgusele tunneb inimene siis ka madalama temperatuuri juures ennast mugavalt. Võib-olla seda selgitada lihtsam on sellise näitega, et kui te palaval suvepäeval, kui väljas on 25 kraadi sooja, olete puu all, siis tundub teile tegelikkuses, siis nagu kiirgust ei ole, eks ole, tundub enesetunne palju jahedam, kui astuda sealt puu alt välja päikese kätte, õhutemperatuur ei muutu, aga te tunnete tegelikult, et teil on palav. Nüüd pinnakütte puhul madal temperatuur on ideaalne ka sellest seisukohast, et nii põranda, seina kui laekütet on väga hea kombineerida soojuspumpadega. Teadupärast soojuspumpadest saadava väljuva vee temperatuur on mõnevõrra madalam kui sellise klassikalise keskküttekatla puhul ja see siis tähendab seda, et me saame soojuspumpasid väga hästi kasutada selleks, et saada omale sooja põrandat või seina ja soojuspumba kasutegur on väga hea ja me ei pea kasutama mingisugust lisaelektrienergiat, et oma tuba soojaks saada. Ja viimane, võib-olla ka mitte väheoluline punkt, miks seina, põranda või laeküte on hea, on see, et kui me radiaatorite puhul on meil kõik aknaalused üldjuhul hõivatud, siis selliste plekist kolakatega, ütleme siis nii, siis põrandakütte puhul on aknaalused vabad ja te saate oma elamist kujundada nii, nagu te heaks arvate, ilma et te peaksite arvestama siis radiaatoritega oma elamises. On küsitud minu käest korduvalt ka seda, et põrandas voolav vesi, et kas see ei ole siis võrrelda mingisuguse veesoonega. Selle kohta oskab mina öelda seda, et sellist uuringut või sellist teadustööd tegelikkuses ju tehtud ei ole, aga mõelda võiks nagu selle peale niipidi, et see vee hulk
ja vee voolamise kiirus, mis sellel põrandas voolab, on sedavõrd pisike, et mingisugust veesoont kui sellist me tegelikult ju nagu või veesoonest me rääkida ei saa. Ja see ilus koerapilt on pandud siia ka meelega, et on täiesti teada fakt, et loomadel siis sooja põranda või põrandaküttega põranda peal meeldib väga hästi pikutada ja lamada, et loomad teadagi sellistes halbades tingimustes ei ole. Nüüd 3 sõnaga põrandakütet on võimalik siis ehitada ju 2 moel, et ma siiani rääkisin veepõrandaküttest või vee baasil, kus siis põranda sees torusid voolab vesi ja Uponor muidugi pakub ka elektrilist põrandakütet, millel on ka omad eelised või kui küsida, miks siis elektrilist põrandakütet peaks kasutama, siis põhjuseid võiks olla mõned. Esimene on see, et elektriline põrandakütte paigalduskõrgus on hästi väike. Et me siis slaidilt vaatame, siis selle elektrilise põrandakütte mati paksus on kõigest 2–3 millimeetrit, sõltuvalt siis on ta siis matt või on ta siis või märkpaigaldusmatt või huvipaigaldusmatt. Ja see tähendab seda, et renoveerides põrandat või paigaldades elektrilise põrandakütte, tõuseb põrand võib-olla seal 7–8 millimeetrit kõigest. Ja pildi peal on siis ka näha, et mis võimsuste vahemikus need põrandaküttematid või põrandaküttekaablid on, et Uponor pakub siis kuni 2 kilovatise võimsusega matte ja neid on siis 2 tüüpi, et ühed on märkpaigaldusmatid ehk need matid, mis siis valatakse betooni ja teised on kuivpaigalduse jaoks kasutatavad küttematid. Et siin siis käib see ehitamine niiviisi, et mingil valutöid vaja ei ole ja sellesama mati peale võib põhimõtteliselt juba paigaldada parketi. Aga elektrilisest põrandaküttest täna võib-olla pikemalt ei räägiks, et kui kellelgi on selle vastu täpsemat huvi, siis saab alati Uponoriga ühendust võtta ja me saadame siis kõikvõimalikke infomaterjale ja vastame küsimustele. Läheme siis veega põrandakütte puhul tagasi ja räägime 3 sõnaga, millest siis see põrandaküte üleüldse koosneb või milliseid komponente on vaja selleks, et üks põranda või lae või seinakütte ehitada. Põhimõtteliselt koosneb üks põrandakütte 3 osast. Kõigepealt peab olema muidugi soojusallikas ehk siis see, kust me seda sooja saame. On ta siis lokaalne katel, soojuspump või mingi selline kütteseade. Teine võimalus on, et me saame seda sooja või mõne koha peal ka võib-olla juba külma tsentraalselt, ehk meil on mingisugune linnatrass ja soojasõlm keldris või katlaruumis. Siis teine komponent on pealevoolutemperatuuri juhtimine. See tähendab siis seda, et kuna põrandaküttesse kui samamoodi ka seina või lakke saadetava vee temperatuur ei tohiks olla väga kõrge, üldjuhul on siis piirides 20 kraadist kuni 45 kraadini, siis on meil vaja sellest näiteks katlast saadavat sooja vett mingit moodi reguleerida, et ei juhtuks nii, et meie näiteks halukatlast tuleb 80 kraadine vesi otse põrandasse juhtida. See tähendab seda, et me peame siis seda pealevoolutemperatuuri juhtima, alandama või siis reguleerima. Neid võimalusi on siis erinevaid. Ja kõige lõpus ehk viimane komponent on siis ruumitemperatuuri reguleerimine. See hõlmab siis juba iga eluruumi kohast temperatuuri ehk mõni tuba tahab näiteks magamistuba madalamat temperatuuri kui lastetuba. Seda me siis reguleerime ruumi temperatuuri automaatikaga. Nii, nüüd uuesti siis selle pealevoolutemperatuuri reguleerimise juurde pumbagruppidega. Ehk kui meil tuleb katlast siis kõrge temperatuuriga küttevesi, siis on vaja seda temperatuuri meil mingit moodi reguleerida, nagu ma rääkisin. Ja selleks on siis erinevad pumbagrupid olemas. Ja see temperatuuri reguleerimine saab toimuda ka nende pumbagruppide puhul erinevat viisi. Esimene võimalus on selline, et me alandame selle kõrge temperatuuri küttevee mingisuguse kindla temperatuuri peale ehk me saadame põrandasse kogu aeg konstantse temperatuuriga vett. Ja selleks on selline
üks näide, üks selline pumbagrupp, kus on siin selline reguleerimisventiil, keerame siit siis soovitud temperatuuri paika ja täpselt selle temperatuuriga vesi, siin on ta siin pildi peal on kollektori külge ühendatud, ka nendesse põrandakütte kontuuridesse läheb. Siis natukene peenem pumbagrupp on, seda pilti siin nüüd ei ole, on pealevoolu temperatuuri juhtimine vastavalt välisõhu temperatuurile. See tähendab siis seda, et paigaldatakse välisseinale üks selline temperatuuri andur ja mida külmem on väljas ilm, siis seda kõrgema temperatuuriga vett sinna põrandasse saadetakse. Lisaks saab sellele automaatikale siis anda ette ka piirid, et isegi siis, kui väljas on võib-olla tõeliselt kõva pakane, me ikkagi sinna põrandasse üle 45 kraadist vett ei saada ja oma põrandakatteid ära riku. Üldjuhul ei ole selle kõrgema temperatuuri saatmiseks ka mingisugust vajadust. Põrandaküttepind on ja kui põrandapind on tavaliselt nii suur, et seal probleemi sellega, et tuba köetud ei saaks, ei ole. Ja on muidugi ka veel lisaks eraldiseisvad sõlmed soojusallika juures juba või katlamajas ja ka soojuspumpadel on üldjuhul need automaatikad olemas, mis juba eelnevad enne kui see toru sealt soojapumbast siis kollektorini jõuab, selle temperatuuri juba põrandale sobivaks alandavad. Siin võib-olla on väike selline pilt siis sellest loogikast, et mismoodi välisõhu temperatuuri järgi siis seda põrandaküttesse mineva vee temperatuuri reguleeritakse. Ja selle graafiku pealt on siis näha, et kui siin alumisel teljel on välisõhu temperatuur ja ülemisel teljel või siis püstteljel on siis pealevoolu temperatuur ehk see temperatuur, mis kraadiga vett põrandasse saadetakse, siis me näeme, et näiteks 0 kraadi juures saadetakse põrandasse 30 kraadine vesi ja -20 kraadi juures näiteks siin 38 kraadine vesi. Kui me vaatame võrdluseks radiaatorküttesüsteemi, siis siin on need temperatuurid oluliselt kõrgemad ja siin külma ilmaga võib radiaatorisse ja vee temperatuur küündida siin tegelikkuses ka 75 kraadini näiteks. Nüüd, kui me oleme selle pealevoolu temperatuuri saanud selliseks, nagu me soovime, järgneb siis järgmine etapp ehk me peame selle sooja siis jaotama erinevatesse ruumidesse ja erinevate siis põrandakütte kontuuride vahel ja kõigepealt on meil vaja siis selleks põrandakütte jaotuskollektoreid. Pildid on siis sellised ehk iga kontuur või iga maha pandud siis põrandakütte toru läheb siis, kutsume seda kontuuriks, läheb siis selle jaotuskollektori külge ja neid jaotuskollektoreid on tavaliselt kahte tüüpi, Uponor pakub neid kahte tüüpi, üks on roostevaba kollektor, teine on komposiitmaterjalist plastkonnektor ja nende abil siis vee jaotamine erinevate kontuuride vahel toimub. Kollektorite koosseisus on plastkollektori puhul ka siin termomeetrid, õhutajad ja reguleerimine siis saab toimuda ka käsitsi nende siin olevate nuppude kaudu, et neid kinni keerates siis saab erinevaid kontuure kinni lahti keerata. Siin all sellised punase värviga punnid on, neid me kutsume vooluhulga regulaatoritest, ehk me saame siis vajadusel erinevaid küttekontuure eelseadistada ehk saame siis neid kontuure natukene piirata. Vajadusel, kui meil on mingisugused lühikesed liinid, näiteks WC või mingi esik, et me sinna ei ole vajadus siis sellist hulka vett nagu saata, et me saame siis nendest vooluhulga regulaatoritest seda vee hulka nagu eelpiirata. Kõike seda ei ole muidugi vaja sel juhul, kui me kasutame Uponori siis ruumiautomaatikat, mille pilt on siin paremas, valge. Kuna Uponori automaatika on üks selline funktsioon, mida kutsutakse automaatseks tasakaalustamiseks ja see Uponori automaatika on sedavõrd tark, et ilma et me peaks ise midagi kuskilt keerama, ta siis pidevalt monitoorib erinevate ruumide temperatuure ja siis nende temperatuuride muutumist ja läbi siis täiturmootorite või ajamiteks kutsutakse neid siis neid kontuure täpselt nii avab ja sulgeb, nagu meil parasjagu vaja on. Aga sellest tasakaalustamisest räägin natukene pikemalt hiljem.
No vesi põranda, seina või lae sees peab tegelikult liikuma mööda torusid ja mis laadi torusid või milliseid torusid siis põrandaküttesüsteemides peaks kasutama või võiks kasutada. Et siin on mul siis valik Uponoris poolt pakutavatest põrandaküttetorudest ja võib-olla hakkaksid altpoolt ülespoole pihta. Et esimene põrandaküttetoru on siis Uponor Red, tegemist on komposiitmaterjalist toruga ehk toruga, mille siis kahe plastkihi vahel on selline alumiiniumist kiht. Milleks see hea on või kus seda kasutatakse? Võib-olla seal, kus on vaja sellist paigaldamisel sellist toru, võib-olla natukene stabiilsemat seisu ehk see komposiittoru on selline, et kui te selle komposiidile mingisuguse pöörde koha teete, et siis ta ei ürita ennast tagasi sirgeks ajada ja see võib-olla teatud tingimustes ja teatud paigalduste puhul on oluline, et see paigalduse mõttes on see lihtsam. Siis järgmine toruliik on polüetüleentoru, mille nimi on Uponor Smart. Tegemist on siis PERT-toruga. PERT tähendab, kui eesti keeles rääkida, siis kõrget temperatuuri taluv polüetüleen. See on selline, kuidas ma ütlen, nii-öelda kõige lihtsam ja sellisem ka hinnalt soodsam toru, mida siis põrandaküttes võib kasutada. Ja üleval siis see kõige lõpuks ma jätsin tegelikult siis meie nii-öelda põrandakütte lipulaeva ehk Uponor Comfort Pipe Plussi. Ja tegemist on tegelikult samamoodi polüetüleentoruga, aga seda polüetüleentoru on siis nii-öelda selle polüetüleentoru struktuuri on muudetud niiviisi, et selle polüetüleeni molekulid on nii-öelda ristseotusega. Ristseotus tähendab siis seda, et see toru on saanud tänu sellele sellised unikaalsed omadused, mida ei ole Uponor Smart torul ehk PERT-torul ega ammugi mitte komposiittoru. Ja esimene selline unikaalne omadus, mis on olemas siis ainult PEX-A ehk PEX-A tüüpi polüetüleentorudel on mäluefekt. Mäluefekt tähendab siis seda, et see on selline toru, mida siis mingit moodi füüsiliselt mõjutades peale seda, kui see mõju lõpeb, üritab see toru oma esialgset nii-öelda olekut taastada. Ehk tänu sellele mäluefektile saame me kasutada selle Comfort Pipe Plussi nii-öelda liitmike või liitete tegemisel laiendusmeetodid. Ehk see süsteem käib siis niiviisi, et meil on selline laiendustööriist. Me laiendame seda, paneme selle toru otsa kõigepealt sellise nii-öelda meie kutsuda sõrmuseks hülsi. Nüüd me siis selle tööriistaga seda toru otsa nii-öelda laiendame, suurendame seda toru läbimõõtu, pistame liitmiku siia torusse sisse ja nüüd mõne aja pärast hakkab see toru oma esialgset kuju taastama, see tähendab, et ta tõmbub selle liitmiku ümber kokku. Ja miks see on tähtis, eriti põrandakütte puhul, et see on selline liide, mis siis jätkab nii-öelda kokkutõmbumist ehk tugevneb aja jooksul. Ja kui meil on näiteks mingil põhjusel vaja põranda sees teha mingisugust jätku näiteks, et siis selle jätku liitmikuga, mille me siis oleme nii-öelda laiendusmeetodil kokku pannud, võime me rahulikult nii-öelda põrandasse valada, ilma et me peaksime kartma, et see aja möödudes mingit moodi järele annab või mingit moodi ära kulub. Pigem on vastupidi lugu, et kuna ta ikkagi lõputult üritab oma seda esialgset kuju taastada, siis ta tõmbub seal kokku oma eluaja jooksul. Siis PEX-toru erinevus PERT-toruga on ka paigalduse nii-öelda välisõhutemperatuur, et väga tihti on vaja ka seda põrandakütet paigaldada miinuskraadidega, siis tavaline polüetüleen ehk PERT-toru seda ei luba, küll aga saab täiesti vabalt PEX-A ehk Comfort Pipe Plus toru miinuskraadidega sinna põrandasse nii-öelda laiali laotada. Tõsi on see, et see toru on külmaga natukene jäigem ja nende pöörete tegemine võib olla mõnevõrra keeruline. Nüüd mäluefekt on oluline veel ühel puhul, et üsna tihti juhtub see, et kui te põrandakütet paigaldate ja teete siis selle toruga neid nii-öelda pöördeid või silmuseid, siis see toru kipub mõlkima, eriti kui väljas on jahe.
ja see mõlk seal toru sees ei ole üldse ilus ja seda nagu põrandasse valada tegelikult ei tohiks. Ja me saame selle mõlgi, selle peksa toru puhul välja väga lihtsalt, kasutades seda sama mäluefekti. Me teeme siis nii, et võtame sooja puhuri, torumehed ütlevad selle kohta föön, sulatame või õigemini soojendame seda mõlgiga kohta senikaua, kuni see valge toru muutub läbipaistvaks, keerame selle mõlgi seal käe vahel välja, laseme selle toru ära jahtuda, see mõlk on sealt toru pealt kadunud ja selle toru struktuuris ei ole mitte jälgegi sellest, et seal kunagi mingisugune mõlk või mingi defekt oleks olnud. Et selles mõttes on Comfort Pipe täiesti unikaalne toru või õigemini siis Comfort Pipe ja teise nimega PEX-A, et kui kauplustest või kuskilt vaadata, siis see PEX-A on see oluline tähis. Nüüd natukene siis paigaldusviisidest ja nii nagu ma ütlesin, on nii elektrilist kui ka vee baasil põrandakütet võimalik paigaldada märjal ja kuival meetodil. Me räägime praegu siis vee baasil põrandaküttest ja klassikaline märkpaigaldusviis on põrandas on siis selline. Kui läbilõiget vaadata, et meil on siis siin isolatsiooniplaat, selle peale on siis paigaldatud terasvõrk, terasvõrgu külge siis põrandaküttetoru. Siin on tavaliselt on need sammud siis täpselt sellised, et need lähevad ilusasti siia võrgu silmadega kokku. Sidumistraadi või kinnitusnipukatega see toru sinna kinni ja betoon peale ja betooni peale siis omakorda soovitud põrandakate. Sellest vahemärkusena mulle juba tuli siin küsimus, et kui paks see betoon seal, kui paks see valu olema peaks, sellest ma kohe räägin ka. Nüüd sellele klassikalisele paigaldusviisile lisaks on Uponoril pakkuda veel mõned sellised võimalused, et mismoodi seda põrandaküttetoru siis valu alla või enne valu paigaldada ja siin on pildi peal, vasakpoolse pildi peal on siis selline, kuidas ma ütlen, nublakatega selline plaat, kuhu siis selliste mummude vahele saab selle põrandaküttetoru ilusasti suruda. Selle plaadi üks eelis on see, et see toru läheb ilusasti nende mummude vahele, ta on sinna kindlalt fikseeritud ja paigaldamise aeg ja ehitamise aeg me saame seal üsna julgelt peal kõndida, ilma et me torule viga teeks. Siin pildi peal on näha veel see, et on paigaldatud siis nii ääreprofiil kui paisumusjuukide jaoks vajalik profiil, sellest ka natuke edaspidi, miks seda vaja on. Parempoolse pildi peal on Uponor takkersüsteem ja selle puhul on siis niiviisi, et sellise isolatsiooniplaadi peale kinnitatakse torud selliste spetsiaalsete klambritega, selle jaoks on olemas ka paigaldusklambri püstol, et sellega siis on see paigaldustöö eriti kiire. Ja nii märk kui kuivpaigalduse puhul me kasutame põrandakütte puhul siis erinevaid toru läbimõõte, levinumad mõõdud on 14, 16, 20 ja 25 millimeetrit torud. 25 millimeetrist toru me kasutame üldjuhul tööstuslike põrandakütete puhul, kus on hästi suured pinnad ja meil on vaja hästi pikki kontuure teha, siis seal me kasutame 25 millimeetrist toru üldlevinud ja tänapäeval enim kasutatud, julgen arvata, on 20 millimeetrine põrandaküttetoru. Ja see 20 millimeetrit muidugi plasttoru puhul tähendab alati välisläbimõõtu. Nüüd erinevatel torudel on ka erinevad soovituslikud paigaldussammud. Paigaldussammu valik muidugi sõltub ikkagi sellest, kuhu ja millisesse ruumi me seda põrandakütet rajame ehk märgades ruumides võib-olla on see paigaldussamm mõnevõrra väiksem, suurtes ruumides mõnevõrra suurem ja ilmselgelt siis erinevate toru läbimõõtude ja paigaldussammudega saavutame me siis selle põrandaküttega erinevad võimsused. Loomulikult mõjutab seda saavutatavat võimsust ka põrandakatte soojustakistus. Ja siin on viimane lause on puitpõranda kohta, et me puidule viga ei teeks, siis puitpõranda puhul peaks olema see temperatuur kuni 27 kraadi, mitte rohkem. Veel korra siis mõned pildid, et siin natukene siis suuremad see klamberpaigaldus klamberist üleval paremas nurgas
vasakul all siis see mummudega plaat. Ja tegelikult on olemas ka paigaldusprofiil, sellised pikad latid, kuhu siis nende nii-öelda klambrite vahele saab seda toru ilusasti suruda. See klambrite vahe on 50 millimeetrit. See tähendab, et siis valitavad nii-öelda paigaldussammud on iga 50 millimeetri tagant, et kas siis 150 millimeetrit, 200 millimeetrit, vajadusel 250 millimeetrit. Nüüd, kui rääkida, mismoodi see kontuur siis põrandas maha nii-öelda kerida või et milline see õige siis nii-öelda paigaldusviis on, see sõltub jällegi sellest, et kuidas ja mida soovitakse. Et siin on selline pilt, kus on näidatud siis nagu seda graafikut, et mismoodi põranda temperatuur muutub põranda lõikes. Et kui me vaatame seda vasakpoolset paigaldusviisi, siis siin on niiviisi, et välisseina ääres või nii-öelda kontuuri alguses on põranda temperatuur kõige kõrgem ja ilmselgelt siis minnes nii-öelda kontuuri lõpu poole, siis see põranda temperatuur ka vastavalt on kõige madalam. Üldjuhul on see temperatuuri erinevus, mida põranda kütte puhul peale ja tagasivoolu vahel mõõdetakse, on kuskil 5 kraadi ringis. Et võib olla, et siis tundlikuma jalaga inimene tunneb, et välisseina ääres siin vasakul pool on siis temperatuur nii-öelda kõrgem kui kontuuri lõpu poole. Nüüd kasutades seda parempoolset paigaldusviisi, siis siin on seda vaheline ehk temperatuuride jagumine on rohkem sinka-vonka. See tähendab seda, et tegelikkuses nii-öelda põranda üldtemperatuur tundub võib-olla jalale ühtlasem. Et siin nii-öelda üle 1 siis on kontuur nii-öelda kõrgema temperatuuriga või toru kui siis järgmine naaber nii-öelda torujupp. Ja kui siin juba välisseinast juttu oli, siis standardijärgne paigaldus, kui nüüd küsitakse, et kui kaugele välisseinast peaks selle esimese ringi paigaldama, siis standardi järgi on see miinimum on 50 millimeetrit ehk 50 millimeetrit välisseinast ja esimesed paar kontuuriringi võiks siis teha tegelikult natukene tihedama sammuga kui ülejäänud osa ruumist, et vältida siis seina ääres olevat soojaga või kompenseerida siis seina ääres olevat soojakadu. Nüüd, kui palju valada betooni toru peale, selleks oleme teinud siis sellise näidise, et kus me siis näeme, et mis siis erinevate betooni paksustega juhtub. Ja esimene slaid on siis selline juhus, kus meil on valatud 35 millimeetrit betooni toru peale. Veetemperatuur kontuuris ehk siis selles põrandakütte torus on 37 kraadi. Ja kui me vaatame siis, mis me saame sellise paigalduse puhul nii-öelda võimsuseks, siis see on 112,9 vatti ruutmeetri kohta ja põranda pinnatemperatuuriks 31,3 kraadi. Nüüd, kui me täpselt samade tingimuste puhul valame toru peale 80 millimeetrit betooni ja jätame selle nii-öelda pealevoolu ehk kontuuris oleva veetemperatuuri samaks, siis me näeme, et põrandapinna temperatuur tegelikult langes ta esiteks sellepärast, et soojuskadu allapoole suurenes ja tänu sellele siis ka nii-öelda saavutatav võimsus vähenes päris oluliselt. Kui me tahaksime saavutada siis täpselt seda sama võimsust, mis esimesel slaidil oli, ehk see 112 vatti ruutmeetri kohta, juhul kui meil on 80 millimeetrit betooni toru peal, siis me peame selleks tõstma pealevoolu temperatuuri 4,5 kraadi, et saavutada siis täpselt samasugune põrandapinna võimsus, kui oli juhul, kui meil on betoonikiht oli siis 35 millimeetrine. Ehk siis, kui rääkida vahemikest, siis tasuks siis see valuvahemik võiks olla siis alates 35 millimeetrist, mitte rohkem kui 90 millimeetrit, aga pürgima võiks tegelikult nii-öelda õhema valu peale. Siin võivad olla mingisugused ehituslikud põhjused, miks see valupaksus võib olla suurem, aga alla 35 millimeetri ma ei läheks ja üle 90 millimeetri ka mitte.
No mõned sellised laused siin veel, et kui me nüüd toru valime, siis me peaksime arvestama sellega, et mida väiksema läbimõõduga on toru, seda pikem peab olema siis see kontuur, et saavutada meie poolt soovitud võimsus, küttevõimsus. Aga samas on väikesed piirid ka sellele, et kui pikki kontuure me üldse võime nagu ühe toru või kui palju meetrit toru võiks olla siis ühes kontuuris. Kui me siis vaatame, et kui 20 mm toru puhul on lubatud kontuuri pikkus kuni 90 meetrit, kasutame siin sammu tavaliselt 300 mm, siis näiteks 14 mm toru puhul on see ainult 10–50 meetrit ehk sinna me väga pikkasid kontuure ehitada ei saa. Ja nii nagu ma eelnevalt siis ütlesin, et kiirelt reageeriv põrandaküte, kuna see betoonimass ikkagi on päris hea sooja koguja või siis tal on selline akumuleerimisvõime, siis selleks, et põrandaküte reageeriks erinevate reguleeringutele kiiresti, on mõistlik siis teha nii, et see valu selle toru peal ei oleks liiga paks ja minimaalselt 35 mm betooni puhul. Kipsipuu valu puhul võib see olla siis natukene väiksem, aga kohe siin ma lugesin siin küsimusi kipsivalu kohta ehk kipsivalu puhul tasub alati kõigepealt küsida nõu selle kipsisegu või kipsivalaja ettevõtte käest, kus te seda ostate, et neil võivad olla mingisugused erinõuded, aga ütleme nii, et selline üldreegel on see, et kipsivalu puhul võib olla see valu minimaalne toru peale valatav mass natukene õhem. Nüüd puitpõrandakatte puhul tähendab siis seda, et mida paksem on meil põrandakatte, seda kõrgem peab olema meil pealevoolu temperatuur ehk temperatuur siis, mis meil põrandakütte torus siis on selleks, et vajalik võimsus kätte saada. Nüüd kontuuri pikkustest veel nii palju, et tegelikkuses need soovituslikud mõõdud või soovituslikud kontuuri pikkused on mõeldud siis ikkagi nii-öelda elamuehituses ehk kus siis soovitakse seda, et põrand oleks võimalikult ühtlaselt köetud. Kui me räägime nüüd mingitest garaažidest, tööstustest ja sellistest, siis seal võivad olla need kontuuri pikkused ka mõnevõrra pikemad, et ega siis midagi hullu sellest ei juhtu, lihtsalt see põrand ei pruugi olla nii ühtlaselt soe, kui me tavaliselt elutoas sooviksime. Ja kui meil on hästi suured või kui meil on hästi palju neid kontuure, siis kollektorid on küll kuni siin 12–14 kontuuri jaoks, siis meie soovitus on see, et need vooluhulgad väga lõhki läheks, et pigem kasutada siis mitte sellist monstrum kollektorit 14 kontuurist, aga panna pigem 7 ja 7, et siis need voolud ja takistused on kõige soodsamad. Nüüd viimane lause ehk vältige mitme kontuuri toiteliinide üksteise kõrvale paigaldamist. Selle asja mõte on siis see või see on olnud probleemiks teatud objektidel. Ehk see toiteliin tähendab siis seda, et kui meil kollektorist tulevad need erinevad kontuurid välja, üldjuhul nad jooksevad ju kõik kõrvuti. Ja siis võib olla nii, et kui teil selle kollektorist tulevaid torusid on hästi palju, need on kõik üksteise kõrval jooksevad, siis te saate omale sellise kuuma sellise käigutee, et senikaua kuni siis need kontuurid tubadesse laiali lähevad. Et üks näide näiteks, et oli siis see, kui kunagi sai ehitatud või oli siis gaasikatlamaja, mis paiknes eramaja garaažis ja sealt jagunesid siis need erinevad põrandakütte kontuurid, nad jooksid piki garaaži enne, kui nad siis tubade vahel laiali jaotusid ja ütleme siis nii, et see garaaž oli selgelt selle maja kõige kuumem koht, sest torud, need jaotustorud jäid isoleerimata. Ja muidugi eriti oluline on see üks asi mugavuse teema, aga teine on see, et kui need jaotustorustikud jooksevad kõrvuti, nad ei ole pandud hülsi või nad võiks muidugi isoleerida, aga teinekord aitab ka hülsist, et on hülsis ja teil on puitpõrand või mingi väärispuidust parkett, siis see oht, et te selle toiteliinide kohal oleva parketi ära rikute, on päris suur.
Nüüd betoonipaigaldusest veel, et kui me räägime põrandasse, siis betoonpõrand teatavasti tehakse ujuvana, betoonkiht ei või olla siis tugevalt teiste konstruktsioonidega seotud. Ja kui meil on suured põrandad, siis peame me neid kaitsma selliste asjadega nagu nihkevuugid, ehk me jaotame selle suure põrandapinna nii-öelda sektoriteks ja nende sektorite vahele siis jätame sellised paisumise või nihkumise vuugid ja sinna vuukidesse on siis olemas sellised nihkevuugi profiilid ja täpselt samamoodi peame kasutama siis seinte lähedal siis sellist paigaldus, ta siis on paigalduslinti. Ja siin siis nõuded ka, et mis puhul siis neid nihkevuuke vaja on. kuivpaigaldusest. Kõige nii-öelda levinum kuivpaigaldusviis on siis Uponori puhul selline, me kutsume seda süsteemiks sikkus ja koosneb ta siis põhimõtteliselt kahest osast. Esimene on selline soontega paigaldusplaat. Paksused on siin vastavalt siis kasutatavale toole 25 mm ja 30 mm. Siin on sellised sooned sees juba eelnevalt tehtud. Nendesse soondesse siis lükkame sellise alumiiniumist soojusjaotusplaadi. Selle mõte on siis see, et kuna puit on, kuivpaigalduse puhul me üldjuhul räägime siis parketist ja sellisest põrandast, et kuna see on suhteliselt kehva soojusjuht, siis see alumiiniumplaadike tänu sellele siis see soojus jaotub nii-öelda selle puidu all mõnevõrra ühtlasemalt. Ja nii me saame siis ka puitpõranda puhul sellise ühtlaselt sooja. Ja alati siis, kui on jutt parketist, siis me peame või võiksime siis selle parketi alla paigaldada aurutõkke. Vahelaepilt on siin siis, et kui me tahame põrandakütet vahelakke ehitada, siis on meil vaja laagide peale lüüa selline võrelaudis, isoleeritud isolatsioon on siin juba näha. Ja siis meil ei olegi tõenäoliselt seda paigaldus nii-öelda EPS-plaati vaja. Paneme siis lihtsalt need soojusjaotusplaadid. Lisaks siis paneme mingisuguse nii-öelda koormust jaotava plaadi vahele ja selle peale siis paigaldame juba selle parketi. Kui me nüüd räägime sellest soojuse jaotusest, et mismoodi see põrandasse soojus siis jaotub, et kui ühtlane see põranda temperatuur ühel või teisel puhul on, siis siin esimene slaid kehtib märkpaigalduse ehk betooni puhul, et kui me näeme, et siis nii-öelda põrandakütte torus on oleva vee temperatuur on 26,9 kraadi ja põrandapind enam-vähem nii-öelda ühtlasena on 23,9, siis see erinevus on kõigest 3 kraadi ehk kõik see soe, mis siit torust nii-öelda tuleb, seega siia põrandasse ilusasti nii-öelda ära jaotub. Pilt on natukene teine kuivpaigalduse puhul ehk kui meil on torus samasugune temperatuur ehk 36,5 kraadi, siis põrandapinna temperatuur on ainult 24,5 ehk erinevus siis on suisa 12 kraadi, millest siis järeldub ka see, et kui me ehitame põrandakütet puitpõrandale, siis see vajab alati kõrgemat pealevoolutemperatuuri ja veel kord siis olgu öeldud, et 27 kraadi on siis see nii-öelda piir, millest üle tegelikult siis puitpõrandate ja parkettide puhul minna ei tohiks. Seina- ja laeküte. Ega oma olemuselt ju seina- ja laeküte ei erine tegelikult põrandaküttest. Me kasutame täpselt samu torusid, kasutame täpselt samasugused paigaldusviise ja siin võib-olla on mõned üksikud sellised nipid, trikid, mida nagu võiks teada, aga siin pildi peal on näha siis, et siin on kahte moodi paigaldused, on siis nende paigaldusribadega või lambritega nad siis torud siia seina külge kinnitatud või siis on kasutatud sellist spetsiaalset juba nii-öelda kipsplaati sisse ehitatud torudega süsteemi. Siis kui me räägime siis sellest kipsplaadisse juba integreeritud torudest, siis selle lahenduse nimi on Renovis paneel. Siin siis on kipsi juba eelnevalt need torud paigaldatud ja vaja on siis nad lihtsalt seina kinnitada ja ühendada siis all. Nüüd soojusjaotuspaneelidega seinakütte rajamine on tegelikult ju sama nagu oli vahelaes ehk
ehk meil on siin mingisugune isolatsioon, siia me kinnitame need soojusjaotusplaadid ja mida me tähele peame panema, on siis see, et see konstruktsioon peab taluma lisandunud kaalu ehk kui meil on seina sisse ikkagi paigaldatud torustik, siis see torustik midagi kaalub. See PEX-A ehk plasttoru iseenesest ei kaalu suurt midagi, et siin on näha, et 16 mm toru, 100-meetrine kera kaalub umbes 10 kilo, pluss siis lisame sinna ringleva veemahu ka, et ega see lisanduv kaal nüüd teab, mis suur ei ole, aga ehitusel peaks seda nagu arvestama. Ja loomulikult on seinakütte puhul eriti oluline, kuna siin need kontuurid liiguvad natukene teistmoodi, ei ole muidugi vahet, kas seda teha siis ülevalt alla, see võib teha ka horisontaalselt need kontuurid ehitada, õhutamise tähtsus. Ehk kui võimalik on siis jaotuskollektor tõsta siis sellest põrandapinnast kõrgemale, antud juhul ütleme, et tegemist on esimese korrusega, siis ei oleks üldse halb, kui see kollektor oleks tegelikult teise korrusel või lae all. Kui me seda teha ei saa, siis me peame lihtsalt täitmisel olema hästi ettevaatlikud, et täidame ühe kontuuri kaupa ja täidame niiviisi läbivoolu meetodil, et laseme siis pealevoolust anname vett peale ja tagasivoolust laseme vett senikaua välja, kuni seal enam tilkagi või grammigi õhku ei ole. Ja kui me oleme õhu sealt ilusasti kätte saanud, siis see veeringlus toimib väga edukalt ja ei ole tõesti oluline, et kas need kütteringid on siis paigaldatud horisontaalselt või vertikaalselt, et mõlemal juhul toimib see väga hästi, et mingisugused eraldi õhutajaid üldjuhul iga looke peale või iga kontuuri kõrgemasse kohta nagu paigaldama ei pea. Kui me need torud on seina saadud, siis see eelnev kuivpaigaldus, meil oli siis see soojusjaotusplaat ja seal käib ta siis nii, et selle soojusjaotusplaadi peale läheb üldjuhul siis kips ja kipsi peale juba kõik see, mida soovite. Minu pärast või tapeet või värvida, alati muidugi tasub jällegi tapeedi juhenditest vaadata, et ega seal ei ole mingisuguseid piiranguid või mingitel liimidel. Aga kui me kasutame märkpaigaldust, siis me võime selle toru, mis on siis kinnitusprofiiliga seina külge kinnitatud, lihtsalt rahulikult ära krohvida. Sobivad kõik erinevad krohvitüübid, kaasa arvatud savikrohv ja ega siis üleskütmine tähendab tegelikult see protseduur samamoodi nagu oleks siis tegemist betoonpõrandaga ehk üles tuleb ta kütta rahulikult ja jälgida tootja juhendeid, kus iganes ta seda krohvi siis ostate. Mingitel paigaldusjuhtudel on vaja muidugi ka mingisugused lisaarmeeringuid või krohvivõrkusid panna, et see nüüd sõltub siis sellest, et on pigem nagu ehituslik probleem, et seda peab vaatama, mismoodi seda seina siis krohvida saab. Ja kui nüüd küsida, et kui suured võimsused või millist kütteviisi või jahutusviisi siis oleks nagu kõige mõistlikum või mis on kõige efektiivsem, siis siin on üks ülevaatlik tabel erinevate küttevõimsuste puhul, et kui me nüüd vaatame siis erinevad küttepinnad, põrand, lagi, sein ja vaatame, et kui palju vatte me ruutmeetri peale kätte saame, siis me näeme, et kütmise seisukohalt on kõige suurema võimsusega seinaküte, sellele järgneb siis põrandakütte elutsoonis, aga jahutuse seisukohalt on ülivõimsalt kõige parem jahutaja või kõige parem jahutusviis on jahutuslae kaudu, et siin on peaaegu poole võrra suurem kui seina puhul ja 3 korda suurem võimsus kui põranda puhul. Muidugi jahutusvõimsusest tuleks võib-olla kohe rääkida seda, et ei seinalae ega põranda jahutus ei asenda 100% nüüd spetsiaalset jahutusseadmeid. Aga see idee on siis selles, et üldjuhul õnnestub meil läbi lae, seina või põranda jahutuse alandada toatemperatuuri soojal suvepäeval suurusjärgus 2-3 kraadi ja see võib olla, et sellist tavalistel suvepäevadel sellest piisabki, et teil ei olegi vaja rohkem seda temperatuuri alla saada või sellest 2 kraadist võib olla ka abi sellepärast, et 2 kraadi jahutate te siis seda ruumi läbi põranda, seina või lae ja ülejäänud puuduolev osa siis juba konditsioneeriga või mis iganes jahutusseade teile siis lisaks majja paigaldatud on, ehk seina, lae või põranda kaudu
ma ei saa väita, et see nüüd 100% jahutusvajadusest katab, küll aga võib ta katta väga suure osa sellest ja teatud tingimustel muidugi ka tervenisti. Ja loomulikult need võimsused jällegi saavutatavad sõltuvad nii toru läbimõõtudest, paigaldussammustest, kõigest sellest, mis ta siis selle toru peale, ükskõik ka ta siis põrandas, seinas või laes pannud olete, et erinevatel katetel on erinevad soojustakistused ja konstruktsioonid ja ilmselgelt jahutuse puhul ja kütte puhul samamoodi, et on siis nii-öelda kivi, millel on või materjali, millel on hea soojusjuhtivus, on loomulikult eelistatud. Et puit selles mõttes ei ole võib-olla kõige parem valik. No natukene vigadest paigaldusel ka, mis siis untsu saab minna, et untsu saab kõik minna, et võib-olla siin parempoolne ülemine pilt on siis see, et väga tihti juhtub selline asi, et põrandaküte on maha pandud ja hakatakse siis mingil hetkel näiteks vaheseinu paigaldama ja lastakse siis sellest toodesse kruvid sisse. Siin on nüüd viga võib-olla siin on parandatud see toru tegelikult nende samade laiendusliikmikutega, millest ma rääkisin. Ja ainuke viga, mis siin tehtud on see, et on paigaldatud see nii-öelda painde peale. Ehk see toru kokku tõmbumine liikmiku ümber võtab mõnevõrra aega ja kui me paigaldame või parandame seda nii-öelda painde koha peal, siis siin on need torud pinges ja see liides ei pruugi nii-öelda olla kasutaja seisukohalt ideaalne. Loomulikult peaks ikkagi need kontuurid katsuma niiviisi maha panna, et need nii-öelda paigaldussammud oleks ikkagi igal pool võrdsed. Siis siin on pilt kollasega on kriipsutatud need samad toitetorud, millest ma rääkisin, et on jäänud isoleerimata enne valu, et siin võib olla, et see piirkond ruumist on nii-öelda üle köetud ja kui siin on parkettpõrand, siis te rikute selle parketi ära. Üks väga oluline asi on see, et kasutada tuleks ikkagi ühe tootja komponent ehk kui te põrandakütet rajate, siis ei ole hea mõte osta või võtta toru nii-öelda ühe tootja oma liikmikud, teise tootja oma ja võib-olla seal automaatika kolmanda tootja oma, et need ei pruugi omavahel sellist head kooslust anda, kuigi välimuselt tunduvad, et sobivad ja pooltolli on ikka pooltolli ja 16 mm. Nüüd liited põrandas muidugi, kuigi selle pekstoruga on need lubatud ja mingit ohtu ei kujuta, siis ma ikkagi soovitaks võimalusel tellida ja osta seda toru niiviisi, et mingisuguseid jätke seal põranda sees tegema ei peaks. Siin erinevad auruniiskustõkked on jäänud paigaldamata ja muidugi on olnud ka seda, et kontuurid on saanud liiga pikad, et seda põranda temperatuur siiski kõigub nii-öelda kontuuri alguse ja lõpuga liiga palju. Jõudsime ujuvalt põrandakütte automaatika juurde ehk eeldame, et torud on maas, ilusasti valatud ja nüüd on vaja siis ruumide kaupa seda temperatuuri reguleerima hakata ja selleks on meil põrandakütte automaatika. Põrandakütte automaatikat me võime siis, see koosneb kõigepealt siis ruumi seina peal olevatest termostaatidest, kus me siis seadistame enda jaoks sobiliku temperatuuri ja siis selle sobiliku temperatuuri muudab siis ajamite jaoks sobivaks siis kontroller, mis siis ajameid, mis on omakorda siis põrandakütte kollektori peal, siis need erinevad kontuure avavad või sulgevad. Jagunevad need automaatika kahte klassi ehk tööpinge järgi. Esimene grupp on siis nii-öelda 230 vollised automaatikasüsteemid Uponori puhul Uponor Base ja teine 24-voldine süsteem Uponor Matrix Pulse. Nüüd see 24-voldine kui 230-voldine süsteem on nii-öelda juhtmega süsteem ehk termostaadid ühendatakse kontrolleri ja kaablitega, siis 24-vollisel süsteemil on valikuid 2, on olemas siis kontroller nii juhtmega termostaatidele, kutsume teda Basics ja samamoodi on olemas kontroller juhtmevabadele termostaatidele, mille nimi on Wave. Ja viimasena me oleme välja toonud, et Uponoril on olemas ka muidugi spetsiaallahendused suurtele hoonetele,
hotellid, motellid ja muud sellised, kus me siis saame selle ühe automaatikaga juhtida põhimõtteliselt kuni 198 tuba. Aga sellest Base Prost võib-olla väga pikalt ei räägi. Nüüd 230-voldine süsteem oma olemuselt on ühenduskart. See tähendab, et läbi selle karbi jookseb kaabel ühest otsast siis termostaati, teisest otsast ajamisse. Kui meil tuba on saavutanud selle soovitud temperatuuri, mis me selle termostaadi pealt keeranud oleme, siis läbi selle karbi katkestatakse voolu andmine ajamile, ajam sulgub ja sellesse kontuuri ehk sinna tuppa siis põrandas sooja vett enam ei lasta. Tähendab siis seda, et nii termostaadid on 230-voldised ehk kaabeltermostaati on siis 230-voldise pingega ja täpselt samamoodi töötavad 230 voldi peal ka ajamid. Termostaat on kahte tüüpi, siin lihtsam kettaga termostaat on-off, siin midagi seadistada peale temperatuuri ei saa. Natukene täiuslikum mudel on digitaalse displeiga, siin me saame siis erinevaid ajaprogramme konkreetsele toale seadistada ja lisada ka põrandaanduri, kui me tahame põranda temperatuuri lisaks kontrollida. Panna ette mingisugused piirid näiteks, et millest kõrgemaks see põranda temperatuur minna ei tohiks või vastupidi alumise piiri, et millest allapoole põrand jahtuda ei tohiks. Aga laias laastus siis 230-voldise süsteemil need omadused nagu sellega piirduvadki, et ei ole siin tasakaalustamisi ega muid lisavõimalusi. Samas on tegemist soodsa ja töökindla lahendusega, nii et kui erinõudmisi pole, siis on see 230-voldine süsteem täiesti okei ja omal kohal. Palju täiuslikum ja huvitavam on 24-voldine automaatika ja see 24 volti on võib-olla mõnevõrra petlik. Siin erinevatel tootjatel on natukene erinev ideoloogia ka, et ma seletaks selle 24-voldise süsteemi nii-öelda Uponori näitel lahti. 24 volti siis tähendab seda, et see nii-öelda põrandakütte automaatika aju ehk kontroller töötab ikkagi 230 voldiga, siin on juhe taga, mis läheb pistikusse. Nüüd ajamid tõepoolest ehk need seadmed, mis siin need kontuuride klappe avavad, sulgevad, need töötavad 24-voldise pingega. Uponorid kõik termostaadid, mis on kaabliga kontrolleriga ühendatud, tegelikult nende tööpinge on ainult 4,5 kuni 5,5 volti. Ja juhtmevabad termostaadid, neil on selline pisikene patarei ehk need töötavad 3 voldi peal. Ehk me räägime 24-voldisest süsteemist, aga saame siis Uponori puhul teada, et 24-voldine on aja. Miks eelistada lisaks kõikidele seadistamistele ja muudele lisavõimalustele, mida siis 24-voldine Uponori süsteem pakub, on võib-olla üks selline või kaks sellist lauset selle slaidi peal ehk tegelikult, kui me nüüd vaatame seadust, siis kui me nüüd ise endale seda põrandakütet ehitame, siis seaduse järgi on tavaisikule lubatud elektritöö siis selline, kus meie või pinge ei ületa 50 volti ehk 230-voldiseid süsteeme me nagu ise ehitada ei tohiks. Ja allpool on ka Hiigi kinnisvara aktsiaseltsi tehnilised nõuded mitteeluhoonetele, mis ei ole ka pandud lihtsalt niisama, et on mõeldud ikkagi inimeste ohutusele ja need tehnilised nõuded sätestavad muu hulgas, et ohutuse tagamiseks tuleks termostaatidel ja mootorraamitega ventiilidel kasutada kuni 24-voldist pinget, mida ka siis Uponori 24-voldine süsteem oma olemuselt on. Ja kui nüüd hakata lähemalt rääkima siis sellest 24-voldisest süsteemist, millest ta siis koosneb, aju on kontroller, siis kuuluvad sinna komplekti erinevad termostaadid, siin on meie siis kõige uuemad style termostaadid. Siis on lisaseade on ühendusmoodul, internetimoodul, kuidas iganes me teda kutsume ja on lapsel mitu nime. Tänapäevase süsteemi komplekti kuulub ka nutitelefon. See nüüd ei ole küll Uponori oma, aga sobivad kõik nii Apple'i kui Android nutitelefonid kui ka tahvelarvutid. Ehk see on siis see nii-öelda display, mille abil me saame siis kõik võimalikke funktsioone aktiveerida, kontrollida, monitoorida. Ja tänapäevase automaatikasüsteemi hulka kuuluvad ka lisaks võimalikud pilveteenused. See tähendab seda, et kui me oleme oma
põrandakütte ühendanud internetiga, siis läbi interneti saabuvad ka sellesse kontrolleri ajusse kõikvõimalikud tarkvarauuendused. Pilveteenust aktiveerides on meil seal ka kogu süsteemi turvakoopia ja kõige lõpuks me võime veel oma selle põrandakütte automaatikaga ühendada ka nutikõlarid Alexa või Google Home ja kasutada siis nende poolt pakutavad nutikodu võimalusi. Termostaate, mida Uponor pakub, on päris suur valik. Siin mõned pildid lihtsalt kõigepealt, millised on välja näevad. Neid on siis täpselt nagu kirjas nii juhtmega versioone kui juhtmevaba. Üldjuhul nad välja näevadki üsna sarnased või päris sarnased. Et aru võib saada sellest, et kas termostaat on juhtmega või juhtmevaba selle järgi, et üldjuhul on termostaadi peal selline pisikene antennimärk, siis me teame, et tegemist on juhtmevaba või üle õhu leviva sidega termostaadiga. Ja juhtmevaba termostaat oma olemuselt siis tähendab seda, et tegemist ei ole mitte Wi-Fi termostaadiga, aga tegemist on juhtmevaba termostaadiga ehk termostaat suhtleb kontrolleri läbi õhu ja suhtleb 868 MHz raadiolaine teel. Internetivajadust ei ole selleks, et termostaat kontrolleriga suhelda saaks. Kontrolleril on pisikene antenn küljes ja termostaatil on antennid sisse ehitatud. Juhtmevaba termostaat saab kontrolleriga ühenduse kuni 30 meetri kauguselt. Kui teil on muidugi maja ehitatud kuidas ma ütlen, pommikindlaks, et vaheseintes on suured raudplaadid, siis see tegevusraadius võib olla loomulikult natukene lühem. Aga tavamaja puhul on see kuskil kuni 30 meetrit. Termostaadid on siis jällegi patareitoitega ja läbi fooliummütsi ei levi, tähendab seda, et ikkagi kui on seinte vahel mingisugust fooliumi või mingit sellist raadiolainet segavat materjali, siis see levi muidugi hea olla ei taha. Siin mõni aeg tagasi oli üks telefonikõne, kus ka kuudeti selle üle, et termostaadid kontrolleriga sidet ei saa. Ma küsisin, et kus see kontroller siis paikneb, ütles klient, et ta on seal saunalava all. Ja esimene küsimus oli muidugi see, et kas ta elektrišokki ei karda sealt saada, kuna kontrollerid olid siis 230 volti. Aga teine küsimus oli muidugi see, et leeliruumid, oma ruumid jällegi ongi fooliumiga, fooliumkiht on seal seina vahel ja läbi selle fooliumikihida tõesti raadiolained väga hästi levida ei taha. Ja täpselt sama jutt kehtib ka sellega, et kui me selle kontrolleri oleme paigaldanud või oma kollektori siis plekist kollektorkappi, siis soovitav on see antennikene sellest kollektorkapist välja tuua, et see side oleks laitmatu. Samas muidugi on küsitud, et mis siis saab, kui see side ikkagi kodust ära ja see termostaat kontrolleriga ühendust ei saa. Et kas siis on selle toa põrand lõhki külmunud? Ei ole. Selle kontrolleril on selline ohutusfunktsioon sisse ehitatud, mis tähendab siis seda, et kui näiteks selle termostaadi ja kontrolleri vaheline side kaob, ehk kontroller ei saa termostaadilt enam signaali, siis automaatselt lülitub sisse heating fallback funktsioon ehk konkreetselt selle ruumi kontuuri ajam on 14 minutit avatud, 7 minutit suletud, 14 minutit avatud ja nii edasi. Ehk sooja kogu aeg põrandasse lastakse, et mingit külmumisohtu ei ole. Ja loomulikult, kui teil on äpiga juhtimine, millest ma kohe räägin, siis te saate ka selle kohta muidugi teate, et mingi jama on selles ruumis. Juhtmega termostaatide ühendamine tänapäevases automaatikasüsteemis ei tähenda seda, et kui vanasti, et termostaat on on-off lüliti, et sinna lähebki 2 kaabelt, et ühest vool peale ja teisest vool tagasi, juhul kui termostaat on sisse lülitus. Tänapäeval on termostaadi ühendamiseks 4-sooneline kaabel. 4-sooneline kaabel ja buss-topoloogia, see tähendab siis seda, et sellest kaablist 2 soont kasutatakse toiteks ehk ta antakse siis termostaadile voolu ja ülejäänud 2 soont on andmesidesooned, mille kaudu siis termostaat ja kontroller omavahel suhtlevad. Ja ilu on selle asja juures see, et kuna tegemist on andmesidega ja me anname igale termostaadile oma nime, tutvustame siis termostaati kontrollerile, siis me saame seda kaabeldust teha nii, et me ei pea sellest kontrollerist viima iga termostaadi juurde eraldi kaablit, aga võime ühendada neid
täiesti vabalt järjestikku. No see väike selgitus kohe järgnev. Et noh, tüüpiline majaplaan, et siin on siis kollektor koos kontrolleriga ja hulgaliselt termostaate, millest siis igast on nii-öelda vanad tüüpi ühenduse puhul veetud kaabel kontrollerini. Noh, üsna tüütu paigaldada. Palju lihtsam on teha see ühendus niiviisi ehk viia üks kaabel ühest termostaadist teise, teisest kolmandast kontrollerisse ja hiljem siis, kui me hakkame nii-öelda kogu süsteemi käima panema, siis me lihtsalt tutvustame kontrollerile, et me saame talle öelda, et milline termostaat konkreetselt millist kontuuri juhtib. Paigaldustöö lihtsam, kaablikulu väiksem, et see on selle bussühenduse ilu ja see 4-sooline kaabel peaks olema siis nii-öelda varjastatud andmeside kaabel ja suurusega kuskil 0,75 ruutmillimeetrit. Väga jämedaid kaableid pole vaja panna. Termostaatidest veel, et seal see valikupilt oli juba, et neid kõiki nüüd ei jõua siin kindlasti lahti rääkida, aga võib-olla need sellised olulisemad, et meie kõige ilusamad termostaadid on Smartec Style termostaadid ja näevad nad välja siis sellised. Ja mida nad siis teevad, mis nendes nagu erilist on, et loomulikult saab nendega siis toatemperatuuri reguleerida ja lisaks sellele mõõdavad nad suhtelist niiskust ja mõõdavad ka vajutavat temperatuuri. Vajutav temperatuur tähendab siis laias laastus sama nagu tuulekülm ehk lisaks siis nii-öelda sellele toatemperatuurile arvestavalt ka õhuniiskust ja tänu sellele siis on nende temperatuuri nii-öelda mõõtmine oluliselt täpsem ja nii-öelda inimsõbralikum. Kõikvõimalikke siis lisaandureid me saame sinna lisada, et termostaatidele saab panna põrandaanduri ja läbi selle siis kontrollida põranda maksimaalset või minimaalset temperatuuri. Ja loomulikult saab siis läbi nende termostaatidega võimaldada jahutamist. Siis üks võib-olla ka üsna levinud termostaat või on nii-öelda public ehk avalike ruumide termostaat ja selle termostaadi mõte on see, et siin peal ei ole ühtegi nuppu. See termostaat ei näita mitte midagi, selle termostaadi pealt reguleerida mitte midagi ei saa ja kasutatakse seda siis näiteks seal, kus ei taheta, et inimesed või kõrvalised isikud nagu mingid nuppe või vajutaks või siis ruumide temperatuur reguleeriks. Avalikud ruumid, lasteaiad, hotellid, motellid ja siis see temperatuuri seadmine käib siis niiviisi, et parempoolse pildi peal on selle nii-öelda public termostaadi vanem versioon, siis siin on selle kaane taga või siin tagaküljel on selline potentsiomeeter, kust annab siis seda temperatuuri nii-öelda paika keerata. Samamoodi saab seda temperatuuri siis seadistada ka siis, kui teil on ühendusmoodul ja äpp telefoni tõmmatud. Vasakpoolne uuem termostaadi mudel on siis selline, kus ei ole ka tagaküljel mitte mingisugused potentsiomeetrid ega asju ja reguleerida saate temperatuuri siis ainult läbi äppi. Igaks juhuks ja tehase poolt on siiski tehtud nii, et mõlemal termostaadil on tehase seadistus, on pandud 21 kraadi. See tähendab isegi siis, kui mitte midagi kuskilt ei reguleeri või läbi äppi ei seadista, siis nad hoiavad toas 21 kraadist temperatuuri. Aga nagu öeldud, et see on mõeldud siis eelkõige siis sellistele avalikesse kohtadesse. Aga on ka olnud kliente, kes tahavadki omale tuppa seintele selliseid seadmeid, mis mitte midagi ei näita ja ühtegi asja ei vilguta kogu aeg. Nüüd üks eriline põrandaküttega mitte seotud termostaat on radiaatori termostaat pea. Ehk Uponoril on olemas ka selline nii-öelda radiaatori juhtimiseks olev termostaat, mida siis saab integreerida, kehtib see küll ainult juhtmevaba süsteemi puhul, siis põrandakütte automaatikaga. Ja võib-olla miks seda vaja on, kui ei küsib, et sellel võib olla mingisugune iva näiteks sellisel juhul, et kui meil oletame, et meil on kombineeritud küte, meil on põrandakütte ja siis mõnes toas on radiaatorid ja oletame, et see radiaator on oma asukoha poolest sellises kehvas kohas ehk selline tüüpiline radiaatori tavatermostaat paikneb kas kardinate taga või on siin mingisugune mööblitükk ees või mis iganes. Ja mis siis tavatermostaadi puhul juhtub, et me keerame siit mingisuguse enda meelest soovitud temperatuuri peale, aga see radiaator on mingisuguste asjade taga, siis selle kardina või kapi taga see temperatuur on loomulikult üsna kõrge.
Nüüd tavatermostaat, tema jaoks on soovitud temperatuur saavutatud, tema keerab selle radiaatori ventiili kinni, aga terve tuba tegelikkuses on külm. Nüüd selle Uponori radiaatori termostaadiga saame teha näiteks sellise triki, et paneme ta siia radiaatori peale, las ta olla siin kuskil kapi taga või siis kus iganes. Et siis me saame reguleerida seda temperatuuri lisaks siis seinatermostaadi ja sellega siis seda temperatuuri nii-öelda seadistada selle järgi, mis siis tegelikult toas on. Nüüd äpist, et äpi juhtimine tähendab seda, et tuleks siis tõmmata internetist üks selline äpp, toimib ta nii Google telefonide, Android telefonide kui ka iPhone'iga. Ja kui me nüüd oleme siis selle äpi omale telefoni tõmmanud, siis me saame kogu oma süsteemi reguleerida ja seadistada nii. Ehk kõige lihtsam variant, juhul kui meil ei ole seda ühendusmoodulit, siis suhtlevad termostaadid otse kontrolleriga, mingisuguseid telefone ega asju vaja ei ole, kõik need temperatuurid paika paneme, need ka tegelikkuses siis toimivad, aga lisavõimaluste valik on suhteliselt kehva. Nüüd, kui me oleme juurde vaeva pannud siis selle ühenduse ehk netimooduli, pääseme ja tõmmanud omale telefoni äppi, siis me saame juba juhtida oma põrandaküttesüsteemi ja näha kõikvõimalikke andmeid nende termostaatide pealt juba mobiiltelefonis. Siin on see vahe lihtsalt, et selle ühendusmooduli tegevusraadius ehk vahe mobiiltelefoni ja ühendusmooduli vahel on suurusjärgus 10 meetrit. Kui me ühendame süsteemi juba kodus oleva interneti wifi ruuteriga, saame me täpselt needsamad funktsioonid, ainult et nüüd selle mobiiltelefoni ja süsteemi omavaheline kaugus suureneb siis selle wifi ruuteri leviala võrra. Ja kõige vingem ühendus on siis see, et kui me oleme teinud oma konto ja ühendanud ennast ka internetiga, siis toimivad juba kõik tarkvarauuendused, veateated telefonidele ja te pääsete oma süsteemile ligi ükskõik millisest maailma nurgast, peaasi, et selles maailma nurgas internet leviks. Ühe äpiga saab juhtida kuni 4 kontrollerit. Siin on siis nüüd nii juhtmevaba süsteem kui juhtmega süsteem. Tegelikult saab ühe äpiga juhtida ükskõik kui palju süsteeme, aga siis peab olema siis netimoodulid rohkem kui üks. Automaatne tasakaalustus, ma lühidalt, aeg läheb nii kiiresti, et ma väga pikalt sellest ei räägi, aga automaatne tasakaalustus tähendaski siis seda, et Uponori kontroller on seda nutikas, et ta mõõdab ja monitoorib kogu aeg siis kõikide ruumide temperatuure, üleskütmise aegu ja vastavalt sellele siis läbi impulsmodulatsiooni siis avab sulgev ajameid erineva aja jooksul. Ehk kui vanasti oli vaja siis kollektori pealt neid läbivoolusid eelseadistada, siis tänapäevase automaatika puhul võib need vooluderivaatorid jätta lahti ja mitte midagi ei juhtu. Juhtida saab automaatika ringluspumpa ehk panna siis põrandaküttesse vett ringihaava pumbaga seisma, käima. Saame juhtida või kasutada ka läbi vaherelee juhtida elektrilist põrandakütet ehk kombineerituna, kui meil on kuskil vesipõrandaküte ja kuhugi tahame ka elektrilist põrandakütet, siis saame kasutada neid samu ilusaid style termostaate. Lihtsalt vaja on siis õige vaherelee, mida Uponor pakub. Uued automaatikad on nii nutikad, et välistavad bypassi vajaduse ehk me saame siis, kui vanasti oli selline möödaviik tuli ehitada, et igal juhul, et kui kontuurid on ennast kinni lülitanud, et siis kuskilt mingi läbivool ikka toimuks, siis tänapäevane automaatika valib, kui me saame valida mingisuguse ruumi, mis siis sõltumata sellest, et ruumi temperatuurid on saavutatud, ikkagi mingi minimaalse läbivoolu tagab, et see on soojuspumpade puhul oluline. Ja meil ei ole sellist möödaviigu kontuuri vaja sinna ehitada. Ökorežiimid ilmselgelt saab tänapäeval siis erinevatele ruumidele anda erinevad temperatuurid ja öistemperatuuri alandada soovi korral. Mugavusseade on siis selline seade, mis võib-olla lihtne seletada, et kui meil on kaminatuba ja termostaat siin kaminatoa seina peal, aga põrandaandurit ei ole omal ajal paigaldatud, et siis kui me näiteks tulevad sõbrad külla,
teeme kaminasse tule, toatemperatuur saavutab oma väärtusi, mille siin termostaadi peal oleme seadistanud, siis mugavusseade, mille me oleme äpis siis nii-öelda sisse lülitanud, ei lase siis seda põrandat lõplikult ära jahtuda, et hoiab ikkagi põranda sooja, kui ruumis endas on temperatuur nii-öelda saavutatud. Et see toimib siis, kui põrandaandurit ei ole. Siis nagu ütlesin, erinevad häired, me saame seadistada, mis puhul siis telefoni meile teade tuleb, et kas on siis tubade temperatuurid alla läinud meie poolt seadistatud väärtuse või me mingi tuba ei saavuta mingi aja jooksul soovitud temperatuuri, siis kui meil on äpp ja ühendus internetiga, siis tulevad meile mobiiltelefoni peal sellised teated. Lisaks saab siis meiega automaatikat ühendada soojuspumba jahutusega, ehk kui meil on külma tootev soojuspump, õhk vesi näiteks, siis me saame nad ühendada omavahel põrandakütte kontrolleriga kahel moel, et ühtepidi siis võime teha nii, et põrandakütte kontroller annab teatud parameetrite järgi käsu soojuspumbale jahutamiseks või vastupidi. Siin on mõned kriteeriumid, et mismoodi siis kontrolleril need sisse lülitamised, välja lülitamised nii-öelda programmeerida saab, et saame jälgida välistemperatuure või siseruumide keskmisi temperatuure, niiskustaset. Ja oli siin küsimus, et mida jahutamisel siis nii-öelda peaks jälgima. Jahutusel tuleb kontrollida, kuna jahutuse puhul on väga oluline kastepunkt ja kondensatsiooni oht. Siis me peame nii automaatika kui ehituslikult garanteerima selle, et meil ei tekiks kuskil siis see kastepunkti ehk kondensatsiooni oht ja Uponori siis, kui me rääkisime termostaatidest, mis mõõtsid õhuniiskust, siis üks vahend ongi, et läbi äpi me saame anda ette need õhuniiskus nii-öelda piirid, millest alates või mida ületades siis jahutus lülitataksegi automaatselt välja seniks, kuni siis see niiskustase on normaliseerunud ja on ka lisaandurid nii kips kui krohvseina jaoks, et mida me samamoodi saame kasutada nii, et kui on kastepunkti oht või lähedus sinna jõudmiseks, lülitatakse automaatika välja. Assistendid tähendab seda, et me saame siis ka veel oma põrandakütet või seinakütet juhtida häälkäskluste abil, kui meil on selline peen nutikõla, Alexa või Google Home, et ilma, et me peaks siis ka telefoni taskust võtma, saame öelda, et tõstku siis temperatuuri vannitoas mõne kraadi võrra või langetadu või näiteks, et kui me läheme puhkusele, et lülita sisse puhkuse režiim. Ja kõige lõpus siis meie edasimüüjad, et kes Uponori asju müüvad, kus te kindlasti saate ka väga head nõu, et kui on mingid konkreetsed küsimused, osa neist on internetikauplused, osa on sellised, kuhu tuleb ise kohale minna. Aga siin selline valik neist on. Ja lisaks siis kõige lõpuks, lisaks tänasele webinarile korraldab Uponor aeg-ajalt ka selliseid akadeemi koolitusi, ehk tasub alati Uponori kodulehte jälgida, et kes teab, võib-olla on jälle seal mingi teile huvipakkuv koolitus või kursus. Meil on alati hea meel teid jälle nii-öelda näha. Ja kõige lõpuks siis mina tänan, et ajas läksin muidugi üle, väga vaatan, aga siin kui kirjutada, siis siin on minu kontaktid, et minule võib alati helistada ja kirjutada kõik võimalike küsimuste puhul, sõltumata siin tänase webinari küsimistest, et kui ka mõni teie poolt saadetud küsimusi jääb nüüd vastamata, et siis me kindlasti vastame või kirjutage mulle ja need küsimused saavad vastatud. Aitäh! Nii, esimene küsimus, mille alusel peaks otsustama, kas valida plast- või metallkollektor? Ega seal ei olegi, ütleme niiviisi, et see on natukene nagu maitse asi, et kui me räägime kvaliteedist, siis mõlemad on oma olemuselt väga kvaliteetsed tooted ja võib-olla plastkollektor on natukene vist hinnalt kallim, samas tal on see eelis, et kui me rääkisime nendest vooluhulga piirajatest, mis on sellised läbipaistva klaasiga sellised ventiilid, mille pealt tegelikult seda läbivoolu hulka on võimalik lugeda, siis plastkollektoril on need siis nii-öelda
kõige uuem tehnoloogia, et need on nii-öelda veevabad ja seda vee hulka või läbivoolu hulka te näete nagu aastate jooksul ilma, et need klaasid määrduksid. Aga oma omadustelt on nad tegelikult sarnased, et ma ei täiesti, kuidas keegi eelistab. Nii, järgmine küsimus. Kas on mõistlik korteris ainult üks ruum, näiteks köök, vesi, põranda, kütte lülitada, ülejäänud ruumid radika peale jätta korraku korteris ja monti ette? Jah, aga miks mitte, et selle jaoks, küsimus on selles, et seal on nagu rahaline pool, et nagu ma rääkisin, siis radiaatorküttesse läheb üldjuhul nii-öelda kõrgema temperatuuriga vesi kui põrandaküttesse, et te peate siis mingisuguse pumbagrupi abil, selle Uponoril on need ka olemas selliste ühekontuuriliste põrandakütete jaoks, kus on siis see põranda alandamise või temperatuuri alandamine on olemas, et küsimus on lihtsalt võib-olla rahaline, et see võib-olla ühe kontuuri kaupa investeering on võib-olla kallis. Uponori elektriküttele on termoregulaatorid, mis ühildub Smartix Pulse automaatikaga ehk saab sama. Ja, täpselt nii, nagu ma rääkisin, et tegelikult on, et saame juhtida elektrilist põrandakütet Smartix Pulse automaatikaga, selleks on vaja siis lihtsalt vaherelee ja juhtimine toimub siis sellest kontrolleri ajami väljundist. Millise kodulehe kaudu saab Uponor Smartix seadeid juhtida? Selleks ei ole koduleht, selleks on siis äpp ehk see äpp, mille te siis olete oma telefoni tõmmanud. Põrandaga jahutades, kas ohutud väärtused on eelseadistatud ja mis need väärtused oleks? Ei ole, need te peate seadistama ja seal on siis niiviisi, et te saate seadistada ette tegelikult, kui me nüüd kontrollime seda õhuniiskust termostaadiga, seina termostaadiga, siis seal on seadistatud ta tehase poolt 75% ja kui me nüüd muid igasuguseid kaitseid ei kasuta, siis me peame jälgima lihtsalt seda, et me ei laseks sinna põrandasse madalama temperatuuriga vett kui 19 kraadi. Siis on küsimus, millele ma vastasin, et milline on ideaalne märkpaigalduse betoonkiht. Ütleme siis 35 millimeetrit ja kuni 90 on lubatud, aga mida siis väiksem see kiht, seda nii-öelda ökonoomsem ja kiiremat reageeriv teil see põrandakütte on. Samas tuleb alati tähele panna, et see sõltub nüüd sellest, millega te valate ikkagi ja ehituslikest küsimustest, et kui ehituslikult mingil põhjusel peab olema see valu paksem, siis tuleb ta ka paksem teha. Kumb lahendus on säästlikum, kas 16 toru 150 mm sammuga või 20 toru 300 sammuga? Raske öelda, et ma arvan, et seal sõltub muidugi, kui suured pinnad on, aga see ei ole vast, ma peast ei oska öelda, et peaks rehkendama, et kui mitu meetrit siis ühte toru ühel puhul või teist. Ma arvan, et seal väga suurt vahet ei ole. Maitse asi. Ja tundubki, et nii-öelda online küsimused on kõik, et nagu ma veel kord ütlesin, et alati võib mulle helistada ja kirjutada ja me vastame, et see on minu töö, ärge häbenege ja loodan teid näha järgmisel seminaril. Aitäh!